Lugupeetud kohal viibijad. Teema, mida ma püüan käsitleda, võib-olla ei ole kuigi populaarne. Valdkondki on selline, mida on loetud isegi primitiivseks. Paraku siin võib leida palju huvitavat, seda enam, et ma ise ei ole raamatupidamise taustaga, olen tegelenud enne, olnud programmeerija suurtele arvutitele, siis olen olnud tehases plaaniökonoomika osakonna juhataja ja tehti selles tehases muu hulgas ka täppisaparatuuri kosmoselaevadele ja osa toodangut panid kokku tööstusrobotid. Tõsi, see oli enam kui 35 aastat tagasi. Ja võib-olla ongi hea olnud taustateadmised siiski sai Ameerikast 1992-1993 ja sealt tekkis suurem huvi, kuigi oli ka enne oskus sõnavara kohta, eriti kui tuli hakata õppetöös kasutama nii Suurbritannias kui ka Ameerika Ühendriikides välja antud kirjandust ja silma hakkasid siis mõned erinevused, mis teinekord olid päris olulised. Kõigepealt võib-olla, mis oli enne sõda ehk 100 aastat tagasi, enne teist maailmasõda. Tartu Ülikoolis hakati raamatupidamist ja sellega seonduvaid aineid õpetama 1920. aastatel ja minu teada sätestati nüüd kohe, kui emakeelne ülikool tekkis, sätestati, et 10 aasta jooksul peaksid õppejõud, kes eesti keelt ei oska, jõudma nii kaugele, et hakkavad oma ainet õpetama eesti keeles. Paraku, kui me räägime majanduse valdkonnast, siis selles valdkonnas kaitsti Tartu Ülikoolis enne teist maailmasõda kõigest 5 magistritööd, mitte ühtegi doktoritööd ja neist ainult üks oli raamatupidamisest. Autor oli Werner Valk, kelle magistrikraad tunnistati pärast sõda siiski kandidaadikraadiks ehk võrdsustatud praeguse PhD-ga. Minu teada siis see ei olnud sugugi tavaline tollal. Nii paljudki mainekad magistrid pidid siis tegema uuesti algul siis kandidaaditöö, hiljem doktoritöö. Nüüd trükistest, mis ilmusid enne teist maailmasõda, võiks teaduslikeks nimetada ainult Karl Linno 2 raamatut. Esimene, nagu te näete, autor ise tunnistas selle käsiraamatuks, miks pärast võiks teda teadusraamatuks nimetada, aga sellepärast, et tal on toodud raamatu lõpus kasutatud allikate nimekiri, aga see on esitatud viidetena ja selles nimekirjas on originaalallikaid eesti keele kõrval. Eesti keeles on kõige vähem, aga vene keeles, saksa keeles, inglise keeles, prantsuse keeles. Ja olgu märgitud, kui ta kirjutas oma raamatule sissejuhatuse, siis ta oli 25-aastane. Nii et tõesti oli tegemist särava isiksusega. Ja samuti teine raamat, Pangatehnika, jälle käsiraamat, paks raamat, mis on selline teaduslik siiski oma käsitluse poolest ja samuti raamatu lõpus oli siis viidatud allikate nimekiri ja neid viiteid oli üle 400 seal. Eestikeelsest raamatupidamisteadusest tol ajal siiski rääkida ei saa ja olgu märgitud, et Inno oli nende 5 magistri hulgas, aga ta tegi oma magistritöö ühistegevusest.
Nüüd tähtsündmuseks kujunes majandussõnastiku valimik, majanduslike oskussõnu ilmumine ja seal oli palju raamatupidamistermineid, mille koostamisse olid kaasatud ka keeleteadlased Elmar Muuk ja Johannes Voldemar Veski. Neid on tunnustusega ära märgitud eessõnas. Oli uusi või vähe kasutatud termineid, samal ajal tänapäeval on majanduskirjanduses kaasa arvatud siis raamatupidamise valdkonna kirjanduses levinud siis sellised terminid nagu annuiteet, brutokasum, kapitaalremont, puhaskasum, põhivara, ärikahjum ja neid termineid oli veel palju. Oli ka selliseid oskussõnu, mida pole majanduskirjanduses rohkem kohanud. Nii et siin mõned on toodud, võib-olla ma ei hakka peatuma siis nendel, aga on selliseid huvitavaid sõnu, jah, laegastama, laek, lõppama, lõppaja. Olgu märgitud, et siin lõppaja tähendas isikut, kes toimetab mingi ettevõtte või operatsiooni lõppamist, aga tänapäevase sõnavara järgi kipub nii olema, et tuleks öelda ja see ei ole nali, et tegemist on ettevõtja likvideerijaga. Sellepärast, et ettevõtja äriseadustiku järgi ei ole inimene. Võib-olla ka inimene, kui tegu on füüsilisest isikust ettevõtjaga, aga muidu on siis tegemist äriühinguga. Nüüd 1944, see on eraldi periood, praegu üks magistrant hakkas meil uurima aasta Nõukogude võimu perioodi, selle kohta ei ole väga palju öelda midagi, aga huvitav on Saksa okupatsiooniaeg, sellepärast et siis ilmus ka isegi kirjandust, erialast kirjandust, ilmus üksjagu juhendeid eesti keeles ja need kaks mainitud inimest, Valk ja Inno, nad koostasid ka doktoritöö, mis kahjuks jäi kaitsmata. Nüüd pärast Nõukogude võimu taaskehtestamist tuli nii Lätil, Leedul kui ka Eestil üle minna Nõukogude Liidus kehtivale raamatupidamisele ja üleliidulistele õppekavadele. Ja tekkis suur probleem, ei olnud ju õpikuid, turumajanduslik raamatupidamine oli hoopis midagi muud. Ei oldud võimelised kirjutama originaalõpikuid ja sellepärast oli ainus väljapääs publitseerida venekeelsete õpikute tõlkeid eesti keelde. Ja seal tehti tänuväärset tööd, küllaltki head tõlked olid, kusjuures näiteks ühe raamatu tõlkis eesti keelde ka meie presidendi Lennart Meri isa Georg Meri. Ja see oli väga tõsine periood sellepärast, et ei saanud ju olla nii, et Eesti, nagu ka Läti, Leedu kõrgkoolides õpetataks aineid ilma õpikuteta, samal ajal kui venekeelsed õpikud olid olemas. Nii et tuli midagi kiiresti ette võtta ja väljapääs oli siis tõlkimises. Ja eestikeelsed Rotaprindi väljaandel õppevahendid hakkasid ilmuma kuskil 10 aastat hiljem alles. Nüüd Nõukogude Liidu raamatupidamise arvestust iseloomustasid primitiivsus, bürokraatia ja mõistete puudumine. Oskussõnadena kasutati väga palju tavakeele väljendeid ja kusjuures olgu märgitud, et algkursust nimetati teooriaks. Nii oli raamatupidamise teooria, aga oli ka statistika üldteooria, mida õpetas meile kõigil teada tunda hea keelemees, akadeemik, majandusdoktor Uno Ereste. Nüüd, kui me vaatame seda perioodi 1944 kuni 1990, siis olgu märgitud, et teooria, kui me räägime raamatupidamisest teooriast, oli keelustatud juba 1930. aastate
algul, pärast ühe raamatu ilmumist, ja põhjus oli suuresti selles, et seal ei olnud mainitud ei Leninit, Stalinit, Marxi, ja loeti, et see on täiesti rahvavaenulik ja tulemus oli see, et keelustati ning vallandati paljud siis tuntud Vene siis raamatupidamisteadlased ja seega võib öelda, et tollel perioodil sisuliselt raamatupidamisteadust ei olnud. Küll aga kaitsti ka kandidaadi doktoritöid, kuid teadusega ei olnud seal eriti midagi pistmist. Ja see oli iseloomulik sel perioodil siis ka Eestile. Nüüd tänu vanakoolimeestele, niinimetatud vanakoolimeestele, oli eestikeelne majanduse oskus sõnavara siiski üpris hea. Ja eestikeelse oskussõnavara arendamises nähti vastuseisu venestamisele, mis siis hakkas toimuma. Ja majandusteaduse eri valdkondades olid siis korrektse keele ja propageerijateks ja ka terminite loojateks siis tuntud majandusprofessorid Uno Mereste, Raul Üksvärav, Erik Linnaks, Eduard Kull, Raimond Hagelberg, Heiki Müür. Ja siin aitas ka kaasa siis tuntud keelemees Rein Kull. Püüti vältida kantseliiti ja toortõlkeid vene keelest. No lõplikult see siiski ei õnnestunud. Pärast taasiseseisvumist ja turumajandusele siirdumist tulid väga teravalt esile probleemid ja need on tuntavad veel tänapäevalgi. Kõigepealt puudusid teadmised turumajanduslikust printsiibikesksest raamatupidamisest ja suhtuti üleolevalt raamatupidamise oskussõnavarasse, kuna seda ei olnud valmis kujul võtta ja ei kasutatud ka, puudusid mõisted. Terminitena, nagu sai öeldud, kasutati suuresti tavakeele väljendeid. Ja kuna ei olnud kogemust, ei olnud vajadust siis nõukogude ajal kasutada mingisuguseid mõisteid, võis küsida ju, aga kuidas siis osati siis läbi saada. Vastus oli lihtne. Kui me räägime raamatupidamisest, siis olid kirjas lihtsad lausendid. Üks teebet, üks kreedit. Ja olgu märgitud, et tänapäeval, praegu võite kohata Venemaal, kui lähete raamatupoodi, siis selliseid raamatuid, kus on juba pealkirjas 8000 raamatupidamiskannet, 10 000 raamatupidamiskannet, 10 000 pluss 1, 10 000 pluss 2 ja olen näinud ka sellist raamatut, kus pealkirjas on 12 000 raamatupidamiskannet. Nüüd võib küsida, et kellele sellised raamatud on määratud, päris kindlasti mitte spetsialistile. Nüüd, milline probleem meil oli ja on siis ka suurel määral praegu, seda iseloomustab nüüd järgmine slaid, kus te näete venekeelseid raamatupidamistermineid, need on võetud praeguse ajakirjandusest. Ja te näete ingliskeelseid sõnu, mis on kirjutatud kirillitsas. Need on täiesti kasutusel. Nii et siin te näete siis underwriter, outsourcing, outright, nii edasi. Trust venture kapitala mõnikord on püütud tõlkida vene keelde midagi, aga see ei ole sellest välja tulnud, lihtsalt kirjutatakse venepäraselt ingliskeelseid sõnu, aga nagu te näete, reaaljuhtudel on lihtsalt jäetud ka inglispärane kirjapilt ja need on nüüd need terminid. See tähendab seda, et Venemaal keegi oskussõnavaraga ei tegele. Nüüd, kui me räägime Eestist, siis raamatupidamistoimkonna
sellist lähenemist läbi aastate iseloomustab nüüd see slaid. Siin on märgitud, et raamatupidamistoimkonna juhend eristab mõisteid obligation, on tõlgitud siis eestikeelses tõlkes kui kohustus ja liability tõlgitud kui kohustis. Võttes arvesse asjaolu, et praktikas on mõlema mõiste eestikeelse vastena kasutatud sõna kohustus ning sõna kohustus kasutatakse liability vastena ka enamikes Eesti õigusaktides, siis on raamatupidamistoimkonna juhendides parema loetavuse huvides kasutatud mõlema mõiste vastena kohustus. Mikspärast ma selle näite tõin? Aga teate, võttis aega pea 25 aastat, et muuta ära selles sõnas üks täht, U-tähe asemel I-täht. Aga see on päris oluline, sellepärast, et see ingliskeelne liability oli defineeritud obligationi kaudu. Kui liability on kohustus, mis asi on siis obligation? Ja kuidas siis seni elati täiesti ebanormaalselt. Nimelt, kohustus oli tõlgitud või defineeritud siis võla kaudu. Kohustus oli defineeritud võla kaudu. Aga kohustust me ei saa võla kaudu defineerida, sellepärast, et kohustus ei ole teatud liiki võlg, vaid vastupidi, võlg on teatud liiki kohustus. Ja see näitab, et mõistestikku, ma rõhutan just mõistestikku, jutt ei ole mitte terminist, vaid mõistestikku ei kasutatud üldse meil. Ja see on turumajanduse ajal juba. Muudeti ära see üks täht, siis alates 1. jaanuarist 2016. Nüüd maailma kuulus suurinvestor Warren Buffett, kes 10 aastat tagasi oli ka üks maailma rikkaim inimene, on öelnud, bad terminology is the enemy of good thinking. Nii et halb oskussõnavara on hea mõtlemise vaenlane. Kui nüüd selline ärihiid pöörab tähelepanu sõnastamisele ja oskussõnavarale, siis muidugi on väga kurb, et meil Eestis ei ole ka valdkonna inimesed pidanud vajalikuks midagi eriti ära teha eestikeelse oskussõnavara jaoks. Nüüd üks probleem veel siin. Raamatupidamise normdokumendid on tõlgitud ka inglise keelde ja on väljas näiteks Riigi Teataja kodulehel, võib vaadata. Nüüd tõlkimisega on aga probleeme, millele pole tähelepanu pööratud. No üksjagu probleeme on olnud inglise keelest eesti keelde tõlkimisel, aga meil Eestis eesti keel on riigikeel, normdokumendid, ainsad originaalid on eestikeelsed ja need tuleb tõlkida inglise keelde. Ja nüüd kõigepealt puudu on eesti oskussõnu, näiteks aktsia ja osa on tähistatud ühe sõnaga, share inglise keeles, ja nüüd, kes loeb meie siis äriseadustikku, siis ta näeb, et täpselt sama tekst on aktsiaid käsitlevas osas ja osaühingut ja osa käsitlevas osas. Nii et ingliskeelne lugeja ei teegi vahet, millega tegu on. Nüüd sama on siis osaühingu ja aktsiaseltsiga, kuigi on lisatud, et kui on aktsiaselts, mis ei ole börsil noteeritud, vaat see on siis private ja õigemini osaühing on private, aga siis aktsiaselts on public share company. Private share company, public share company. Mõlemad on share company'd, nii et ingliskeelne lugeja ei tee vahet. Sellel lihtsal põhjusel, et näiteks ei Suurbritannias ega Ameerika Ühendriikides osaühinguid ei ole. Ka väikesed on aktsiaseltsid. Nüüd edasi. On palju toortõlkeid. No näiteks valitsev mõju.
on tõlgitud meil inglise keelde dominant influence, aga peab olema control. Arvestuslik väärtus, kuigi see eestikeelne väljend ei ole ka kõige parem, book value, aga peab olema stated value. Book value on kasutusel inglise keeles hoopis muus tähenduses. Nüüd samuti on probleem, et nüüd just alates 2016. aastast on eesti keeles kasutusele võetud ka täiesti ebakorrektsed terminid, mis on kohati tõlgitud otse inglise keelde. Näiteks asjakohane ning tõepärane esitus, relevant and truthful presentation. Teisal aga on jätkuvalt kasutatud vanu, korrektseid vasteid, fair presentation või true and fair view. Ja see on üksjagu segane ja siiamaani ei ole aru saadav, siis mida see asjakohane ja tõepärane esitus peab tähendama ja mis selle ingliskeelne vaste siis peaks olema. Nii et need tõlked on tehtud arvesse võtmata ingliskeelset oskussõnavara ja siis sõnade tähendusi terminitena. Nüüd, mis puudutab eestikeelset raamatupidamisteadust, siis see on endiselt olematu. On mitu põhjust, siin ei ole aega kõiki neid nimetada, aga näiteks esiteks eestikeelse õppekirjanduse puudumine. Ja see on iseloomulik mitte ainult raamatupidamise valdkonnale, vaid majandusele tervikuna on väga vähe eestikeelseid õppevahendeid kui üldse. Teiseks, pole motivatsiooni, puudub eestikeelne teadusajakiri. Ei ole kuskil avaldada teadusartikleid ja ega nende tarbijaid ka ei oleks Eestis. Pole motivatsiooni eesti keeles midagi avaldada, sest tähtsaimaks akadeemiliseks näitajaks on hash-indeks, ehk siis viitamine. Ja sellepärast on kogu jõud pühendatud ingliskeelsete artiklite avaldamisele, aga eestikeelse originaalõpiku kirjutamine on väga suur töö ja ütleks niimoodi, kes on kursis siis meie klassifikaatoriga, siis kuskil kuni 2014. aastani vist umbes. Eestikeelne originaalõpik 600 lehekülge, see oli 6.2. Ja nüüd, kui sa sellega hakkama saad, siis see oli tühi koht ka dotsendiks valimisel. 6.2 ei ole mingi arvestatud asi. Ja lõpetuseks tahaksin siis veel ühe asja öelda. Siin on toodud nüüd meie kirjutatud, koostatud leksikon, majandusarvestus ja rahandus. See on kaheköiteline, kokku 1405 lehekülge. Ja nonsenss on see, et ta on loetud, siis klassifitseeritud kui 3.3, ehk seda ei loeta teadustrükiseks. Ometi oli 2012. aastal esitatud Eesti teaduspreemia nominendiks. Nii et selline on meil siis olukord praegu, aga tänan tähelepanumist. Suur tänu selle põneva sissevaate eest hoopis teistsugusesse erialasse võrreldes eelmises ettekandes käsitletuga. Aga nagu me kõik teame, meil ongi mitmeteaduslik konverents ja on väga kasulik, kui inimesed üle eriala või peaks ütlema valdkonna piiride saavad omavahel suhelda ja vastastikku huvipakkuvaid asju arutada. Kas on kellelgi soov veel küsida midagi? Peeter Saari, palun. Mina olen tuntud kui kõva küsija, nii et ärge pange pahaks. Ma olen samuti pannud tähele niivõrd, kuivõrd olen puutunud kokku tekstidega, et venekeelne, eriti ärisõnavara on täielikult toorelt ümber pandud. On teil mingisuguseid arvamusi või hüpoteese või teadmisi, miks see nii on? Ressurssi peaks ju seal maal jätkuma. No ma olen täpselt selle sama asja üle mõelnud,
aga kuna me oleme korraldanud teaduskonverentse Tehnikaülikoolis, kitsamalt küll majandusarvestuse valdkonnas, kus on osalenud ka Moskva ülikooli ja Peterburi ülikooli õppejõud, siis võib-olla vastus on selline, et 2016 ma tegin 2-tunnise ettekande neile, mida võiks tähistada venekeelse sõnaga likbes. Ja siis selgus, et nendel inimestel ei ole absoluutselt aimu tänapäevasest turumajanduslikust raamatupidamisest, mis iseenesest muuseas on väga huvitav valdkond. Ta on üksjagu ka keeruline, aga huvitav valdkond. Ja nad on ikka sellel samal tasemel 10 000 või 12 000 raamatupidamiskannet. Ja siiamaani vene keeles puuduvad mõisted. Terminitena kasutatakse jätkuvalt siis mingisuguseid sõnu, mis on sageli tavakeele sõnad ja siin ei ole muutust toimunud. Nii et üks põhjus on ka selles, et nad ei tunne asja sisuliselt, sest konverentsidel enam kui 20 aasta jooksul venelasi oleme näinud, just Venemaalt pärit venelasi, aga ka ukrainlasi, kui mõni on, või valgevenele mõni, ainult selles sektsioonis, kus räägitakse raamatupidamise ajaloost. Ja siis nad räägivad siis mis Venemaal oli 19. sajandil ja seal enne revolutsiooni ja nii edasi. Kuid neid ei kohta seal sektsioonides, kus on teaduslikud ettekanded. Nii et see on reaalne olukord, eks ole, ja pole ime, et siis oskussõnavara, seda ei ole lihtsalt tarvis neil. On nii nagu, aga kui tohib, ma siis lugupeetud Peeter Saarile ühe asja ütleks, et teie ettekanne väga meeldis, aga ma siin lihtsalt mainiksin, et selline füüsikutele ja vast mitte ainult füüsikutele väga hästi tuntud persoon nagu Simon Stevin, tema muuseas oli raamatupidamisvallas väga pädev ja tema nimi on sees raamatupidamise teooria mõistetud õiges tähenduses, siis teooriaalases kirjanduses. Ta on tänapäevase bilansiskeemi looja, kuigi tal olid siis aktiva, passiva omavahel ära vahetatud. Ja muuseas see niisugune väärvahetus Suurbritannias kehtis kuni 1981. aastani, kuigi mujal maailmas oli ammu juba ka sajandeid varem ära muudetud. Ja teine asi, ta on kirjutanud, kui me keelest räägime, siis tema rõhutas, et emakeeles peab tegema teadust ja sellepärast ta põhimõtteliselt kirjutas hollandi keeles. Tal on ainult 2 allikat, mis on kirjutatud teises keeles, üks ladina keeles, teine prantsuse keeles. Ja ta on muuseas Rootsi riigi raamatupidamise isa. Ja pikemaks aruteluks on meil aega pärast teist poolt, aga tahtsin veel tänada Jaan Alverit selle eest, et ta juhtis tähelepanu väga olulisele asjale, nimelt, et kõigepealt peab mõistestik selge olema. Mõisted tuleb selgelt ja arusaadavalt määratleda, nende vahelistest seostest aru saada ja termineid kui oskussõnu ei tohi mitte ühest keelest teise tõlkida, vaid iga keele olemuse pinnalt tuleb leida kõige otstarbekam termin ja seda on kasulik igal teadusalal teha, aga suur tänu